Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, on teisipäev, kell on 6 minutit üle 1 ning eetris on järjekordne Krimiraadio. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Ekspert Andres Anvelti täna meiega ei ole, aga meil on võimalik soovida talle läbi eetri palju õnne sünnipäevaks. Soovin ka mina Andresele palju õnne sünnipäevaks. Aga saate esimeses pooles täna räägime meie poevargustest ja vargustest laiemalt. Seda teemat on meil tavapäraselt kommenteerimas mitmete suurte poekettide turvamise ja valvamisega tegeleva turvaettevõtte Viking Security valveteenuste valdkonna juht Juhan Aia. Juhan, tere tulemast taas Krimiraadiosse. Tervist! Elu on raske, teadagi. Paljudel inimestel jääb rahast puudu. Väga palju on sel suvel ja sügisel räägitud vargustest, just nimelt poevargustest. Kui teie tähelepanekute kohaselt, nii palju kui ma tean, on oma tarbeks nii-öelda toiduvargused vähenenud. Kuidas seda seletada, seda vastuolu? Ühelt poolt räägitakse palju, et inimestel on raske ja just nimelt seepärast on palju vargused, teistpidi võttes neid vargusi, kus inimesed võtavad poest enda jaoks toitu, on vähem. Sel võib olla see, et inimesed on ühtpidi nagu natukene taastunud oma ostujõu mõttes ja teine põhjus võib olla ka see, et selline inimene, kes ei varasta otseselt edasimüümise eesmärgil, vaid oma tarbeks, kui ta saab oma teatud mingid karistused kätte, ühel hetkel ometi jääb ju vahele, mis ongi varaste puhul määravaks, et käiakse mitu korda, satutakse hasarti ja võib-olla see nii-öelda tavainimene, kes siis ühel hetkel jääb vahele, siis mõtleb ikka natukene järgi, et äkki ei peaks niimoodi toimetama. Aga võib-olla sellise jällegi süngema näite tooks tänasest hommikust, et kui ma sirvisin sotsiaalmeediat ja märgatud Tartus grupp, mis on tegelikult selline korrektne grupp, et rääkimata sellest, et palju siis selliseid mustemaid või ka rohkem kuritegelikke grupeeringutega seotud sotsiaalmeedia gruppe, Darknete on, siis märgatud Tartus grupis oli müügil ilusti 2 kallimat veini ja 2 viina. Ja siis sellise 30-40% varga soodustusega. Miks ma julgen kohe nii öelda? Esiteks, kui seda pilti vaadata, mis seal grupis oli, siis oli näha, et pudeli kael oli hirmsasti kratsitud ja mida see tähendab, turvaelementi on ära kangutatud. Ja teine väga selge indikatsioon oli see, et selle postitaja küll oma vale nimega, kontoga, aga näo ma tundsin kohe ära, on tegemist siis ühe Tartu sarivargaga. Ühesõnaga, seal oli, kõik märgid näitasid, et see kraam oli varastatud ja seda üritati seal sotsiaalmeedia grupis realiseerida. Ja teisipidi see viibki meid tegelikult selleni, millest me täna saates kõige rohkem räägime, ehk et siis organiseeritud suurvargused. Neid on aina rohkem. On nii? Jah, neid tõepoolest on rohkem ja järjest haalsemalt on kogu see varguse enda protsess läbi viidud, aga nii nagu see asja toodud näide, et ka see realiseerimine on täiesti selline jultunud ja küllap siis on ikkagi oluline järelturg. Praegusel juhul see postitus on sealt maha võetud, siis ma mõtlesin ise, et 2 varianti. Kas see grupp on lihtsalt nii korrektne, et sealt ühel hetkel võeti maha. Mina muidugi hästi tuimalt kirjutasin sinna kommentaari alla, et see kaup on varastatud. Teadmiseks tulevasele ostjale. Just. See ei tähenda seda, et pärast minu kommentaari ei tulnud sinna pakkumisi veel, et mis hinnaga ja kuidas ja nii edasi. Ühesõnaga see postitus on kadunud, et see selline heauskne stsenaarium on see, et grupi admin võttis selle maha, süngem vaade on see, et see kaup müüdi maha lihtsalt. Ja siis ei olnud vaja postitust hoida. Muide, mina panin nädalavahetusel tähele ühes Pärnu poes, nimelt nendele suurtele 2-liitristele õllepalloonidele pandi külge turvaelemente, kas asi on tõesti nii hull, et tuleb ka sellisele pealtnäha ikkagi nagu tavalisele kaubale hakata turvaelemente külge panema? Võib-olla mastaabis ei olegi see nagu selline teema, et peaks nüüd kõiki õllesid ka turvaelemendiga katma.
juba arvestades toote maksumust, siis see ei pruugi olla mõistlik, aga pigem on seal ilmselt olukord selline, et mingid konkreetsed tüübid, üks mingisugune grupp käib ja millegi pärast võtab ühte sortimenti, et seda on üle Eesti olnud varem ka, et ühel hetkel hakatakse mingit teatud sorti kõige odavamat viina näiteks varastama või siis seesama mingisugune õlu, mingisugune juust või üldse mitte nii hinnaline toode, aga kuskil on siis järelikult tellimus sellele. No me peame rääkima siis kohvist. Ma saan aru, et on Eestis tekkimas omamoodi kohvimaffia, nii nagu see on juba Rootsis, ehk et kohvi on läinud väga kalliks ja seda varastatakse aina rohkem. Ma saan aru, et siis kohv on nüüd see asi või see kaubaliik, millele võib-olla tulekski turvaelement külge panna, et seda vähem varastatakse või kuidas? Jah, et eelkõige mai kuni juuli oli selline väga tugev kohvivarguste buum. Nüüd on see natukene maha rahunenud, ei teagi siis kas sellel põhjusel, et kuna kaupmehed on hakanud seda paremini kaitsma, turvatöötajad rohkem jälgima, ehk siis need inimesed, kes varastavad suures koguses kohvi, tõenäolisemalt jäävad vahele, et praegu on natukene maha rahunenud, aga arvestades neid koguseid, mida püüti välja viia, et siis on selgelt jällegi edasimüügi eesmärgil ja seal kõrval tegelikult on ka kakao või ütleme siis kakaot sisaldavad tooted, ka šokolaadide, maiustuste vargused on võrreldes möödunud aastaga tugevas tõusutrendis. Ehk et kui mõni tooteliik on läinud hüppeliselt kallimaks, siis on üsna tõenäoline, et seal ka vargad seda usinamalt tegutsevad selles poeletis või selles poesektoris. Jaa, nii see kipub olema tavaliselt. No üks pigem juba selline ammune tõdemus on see, et ikkagi enamiku Eesti poevarguste kahjust tekitavad sellised paarkümmend kogenud profivarast, keda siis karistused suurt ei heiduta. Kes need sellised on ja kuidas nad töötavad? Jah, et siin pean nagu alati ära täpsustama, et mida me mõtleme sõna profivarga all, et profivaras ei tähenda see, et seda, et ta oleks nagu hirmus hästi oma tegevus planeeriks, vaid pigem see, et ta teenib oma elatis sellega. Et miks siis nagu kaks erisõna profivaras, sarivaras, sest sarivaras võib olla ka see, kes oma tarbeks varastab. Aga tõesti me näeme, et vähemalt Tallinnas on kuskil 20-30 sellist isikut, kes selgelt varastavad edasimüümise eesmärgil ja võib-olla Eesti peale kokku siis selline 30-40, mõned siis nii-öelda juurde, aga valdav osa on ikkagi Tallinnas, Tartus ja ka siis Pärnus. Et nende isikute puhul on ka see ülejäänud muster väga selline nagu hästi jälgitav ja muidugi ka siis see nii-öelda lainetena toimiv asi, et ühel hetkel mingid tüübid, kes natukene ka koostööd teevad, pannakse ka kinni, siis on jälle natukene rahu majas ja nüüd just aasta alguses oli jällegi see teine ots, kus kippus neid väga palju vanglast välja saama ja hakkasid usinalt tegutsema. Aga ikkagi, kuidas see koordineerimine või kuidas see tööl käimine ikkagi käib, et kas profid töötavad omapäi või on seal siiski väike töökoosolek enne, et kes kuhu läheb ja mida täpsemalt võtta seekord? Sest nagu ma rääkisime, on erinevate kaubagrupid, mida eriti sihitakse ja küllap on ka siis kaubagrupid, mida tellitakse läbi interneti rohkem. Kuidas sellega on siis? Jah, et sellist üle-eestilist nagu maffiapealikku ei paista olevat, et kes siis nagu kogu Eesti kaubandusvargusi organiseerib, et seal on juba mitu põhjust, et kogu selline turvaline ja olukord ja ka õiguslik pool, et ega vargad teevad ka oma õigusi ja kui keegi neid hakkab väga kuskilt pigistama, siis nemad otsivad ka abi politseilt, nii irooniline kui see ka poleks. Et pigem, mida me näeme, ongi sellised ikkagi väiksemad grupeeringud, mikrogrupeeringud, kus hästi tavaline see, et näiteks 2 meest tulevad vargile ja siis on mingisugune 3. või 4. ninamees, kes siis seda organiseerib, kaugemalt jälgib, annab tellimused ja vajadusel siis natukene aitab kaasa.
aga ettekavatsetust või sellist planeeritust on ka jah, päris palju, et küll on see, et mingisugune sõiduk ootab kuskil, küll on, kasutatakse mõnikord ka Bolt mingit taksoteenust, eks ole, kes siis pahaaimamatult võib-olla ootab seal neid vargaid ja kogu see muster poodi saabudes on ikkagi küllaltki selline kiire, tundub läbimõeldult ja eesmärk ongi võtta kiiresti palju asju ja saada ruttu minema. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub, stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka saate esimeses pooles külaliseks turvaettevõtte Viking Security valveteenuste valdkonna juht Juhan Aia. No me rääkisime ennem profivarastest ja stereotüüp ütleb, et see peaks olema selline meesterahvas, sageli mitte eestikeelne ja sageli sellise, ütleme siis, varga minevikuga või kuritegeliku minevikuga, et mingi taust seal on. Aga ma olen aru saanud, et viimasel ajal üha rohkem on turvatöötajate ja politseinikele kätte jäänud ka naisprofivargaid, kes on sama osavad varastama ja ka väga agressiivsed juhul, kui need kinni võetakse. On see nii? Jah, selline trend tõepoolest on, et ma ütlesin, et kõige tüüpilisem variant on see, et kui me räägime üldse grupiviisiliselt tullakse vargile, siis 2 meest, aga üha rohkem me näeme ka seda, et ongi, ei ole otseselt nagu naiste gruppe, ei ole niimoodi täheldanud, et 2 või 3 naist korraga tulevad vargile, küll aga siis selliseid segavariante, ehk siis on 1 mees, 2 naist, kes siis kas segavad jälgi või aitavad kaasa või koguni ise viivad selle varguse toime ja üks kõige võib-olla hullem või kurioossem näide oli Tartust, kus tuldi terve perega vargile, ehk siis seal olid ka lapsed kaasatud ja ka neil oli oma roll antud, mida nad peaksid siis tegema. Ma jäin ikkagi nende nii-öelda profivaraste, ehk siis kes seda tööna teevad juures mõtlema, et sa mainisid küll, et just hiljuti ka üks tüüp jäi sulle silma kuskil Facebookis neid müües, aga pean tunnistama, et olen ise üsna tihe sotsiaalmeedia kasutaja ja mina ei ole näinud, et kuskil nendes gruppides müüakse, ma ei tea, šampoone, ma ei tea, viina, mida iganes, šokolaade, hunnikute viis, et kus kohas need ikkagi realiseeritakse? Et see sotsiaalmeedia selline täiesti avalik grupp on jah, kõige nagu võib-olla jultunum, ühtpidi naiivsem ja võib-olla meeleheitlikum käitumine, et seda kaupa realiseerida. Küll on rida selliseid nii-öelda suletud gruppe, kuhu inimesed pääsevad ainult teatud mingi seoste alusel. Aga kõige lihtsam näide on see, mida ma olen ise kogenud, mida hiljuti ka meie ettevõtte tegevjuht koges, et Viru tänaval jalutad ja siin sulle tullakse kilekotiga ligi, pakutakse väga erinevat kaupa ja väga nagu süüdimatult, et see tegevus on seal juba väga pikalt toimunud, ega sellega ongi nagu ka politsei tegeleb sellega, aga konkreetselt kinni võtta kõike ja vastutusele võtta võib olla väga keeruline. Ma pean nüüd küsima ka selle pere kohta, millest sa näite tõid, et kas see perekond nüüd oli keegi, kes kannatas puuduse käest ja olid sunnitud minema vargale, kaasa arvatud siis lapsed, või see ikkagi, või me räägime siin ikkagi ka mingisugusest profivaraste juhitud grupist, et seal vanemad juba varastasid nii-öelda igapäevaselt ja siis olid kaasanud lapsed ka oma tegevusse. Kuidas see oli, nii palju kui sa tead? Pigem seal mulje jäi, et ikkagi eesmärk oli natukene paremini ära elada, ehk siis toodete valik ja kogused ei olnud nüüd sellised, et see oleks tõenäoline edasimüümise eesmärgil. Kuuldavasti on ka alaealiste varguskatsed sagenenud sellel suvel mullusega võrreldes ligi 20% ja uus tõusulaine saabus vahetult enne kooliaasta algust ning varasemast rohkem proovivad lapsed varastada siis alkoholi ja kosmeetikat. Millest siis asi? Kas vanemad ei anna taskuraha või? Seal on ka hästi palju erinevaid põhjuseid, et võib-olla see, et vanemad ei anna taskuraha, ehk siis tõesti on ka neid hulle juhtumeid, kus neid lapsi kasutatakse nii-öelda tankistina või ärgitatakse. Täiesti me teame, kus on olnud täiskasvanud isikud, suunavad neid lapsi vargile, juhendavad neid
Nendega muidugi on ka politsei väga resoluutselt tegelenud, aga on ka laste puhul hästi palju sellist kambavaimu või sellist ka mõnes mõttes nagu äkki ka karistamatuse tunne ja kohati ei teadvustata neid tagajärgi, et ma olen ka sel aastal käinud mitmes koolis rääkimas, miks ei ole hea varastada ja algne põhjus on olnud see, et meile teadaolevalt siis kui kaupluse kõrval on kool, siis meile teadaolevalt need paljud alaealised, kes on vahele jäänud, on just selle kooli õpilased. Ja kokkuleppel siis kooli juhtkondadega olen käinud siis selliseid resoluutseid, preventiivseid vestlusettekandeid tegemas ja üks võib-olla selline läbiv asi, mis ma ikkagi olen seal välja toonud, et kui kaua see kõik püsib registris, kuidas see rikub selle noore inimese elu ära, et selle peale enamus noored tegid nagu suured silmad, et kas päriselt nii on, kas päriselt kuritegu on 3. kord aasta jooksul sõltumata summast, ehk siis 3 nätsupakki sisuliselt on kuriteo koosseis ja kuriteo andmed püsivad registris 3-5 aastat, arhiivis 50 aastat. Ja siis kõik ohetasid, ehk siis ma nägin seda, et nad tegelikult ei taju seda, kui pikaks see võib nende elu tuksi keerata. Ja ometigi väga paljud noored arvavad, et selle eest ei juhtu midagi. Huvitav, kus see tunnetus tuleb, et varasta, vangi sind ei saadeta, erikoole meil tänapäeval väga ei ole. Selleks pead ikkagi väga kõvasti vaeva nägema, et sinna sattuda, et põhimõtteliselt ei juhtu midagi. Tähendab, ikkagi juhtub. See tuleb siin välja öelda, et noored inimesed teaksid ja ei läheks siin lolli mängima. Jah, ja see oligi üks asi, mida samamoodi nagu ma teadvustasin, et kus see tunne tuleb, see süüdimatus on see, et võib-olla varastabki 1 korra, 2 korda, 3 korda ja jäänudki vahele. Ja siis ongi mulle, et aga see on ju nii lihtne, aga just nii lihtne on ka elu ära rikkuda, sest need, kes juba lõpuks vahele jäid, nad võtsid igast pudi-padi nagu lihtsalt natukene paremini toime tulla, mitte oma võib-olla taskuraha, vanemate taskuraha kulutada. Lihtsalt mainin, et need olid tegelikult korralikest peredest pärit ja lõpuks, kui nad vahele jäid, siis seal oli juba 9 episoodi, 10 episoodi, nii edasi, mis on juba selgelt kuriteo koosseis. Ehk siis oleksid nad saanud krimmasja selle eest. Mida see statistika räägib, mõeldes ikkagi nende noorte peale, et kas alaealised virutavad rohkem ikkagi suvevahe ajal, kui kooli pole, või nagu sa mainisid, siis ikkagi sealt kooli kõrvalt kooli ajal või saab mingisuguse vahe siin sisse teha? Pigem kipub see olema ikkagi kooli ajal, ehk siis jällegi see kambavaim, üksteisele mingi asja tõestamine või ka üksteise julgustamine, et näed, ma olen ka võtnud, midagi ei juhtunud, mis seal ikka, et see kipub olema rohkem kooli ajal. Johan, saab vist öelda, et nende nii-öelda profigrupeeringute ja siis ka nüüd noorte kõrval leidub ka tõelisi amatööre, kes, ma ei tea, mille sunnil tulevad vargile ja näevad siis seda kõike tehas väga saamatud välja ja kõik see kukub neile väga halvasti välja ja nendegagi tuleb teil tegeleda. On teil mõni näide, kus just nimelt seda laadi vargaga on teil tegemist tulnud? Ja, eks näiteid igapäevaselt ikka mõni tuleb, kus siis on sellised koomilisemad juhtumid. Üks näiteks oli siis see, kus mees üritas varastada koogijuppi, aga et kuhu teda siis peita, seda koogijuppi otsustas panna oma mütsi sisse. selle koogi. Teine variant oli see, et mees korkis siis juba poes lahti rummipudeli ja hakkas seda sellist tipsutama. Ja iseenesest mõistestavalt nagu kuskil baaris. Just, ja siis ühel hetkel läks isu üle, siis pani riiulisse tagasi ja üks naisterahvas oli isegi, üritas nagu nii kaval olla, et jõi küll pudelist veini, aga siis valas ühel hetkel selle oma pudelisse ümber ja pani siis selle tühja pudeli riiulisse tagasi, just kui mitte midagi poleks juhtunud. Ja eks
joobes inimeste üle ei ole ilus naerda, et aga ka mõned vargad, kes siis võib-olla julgustuseks võtavad enne väikse napsu, siis kipuvad ka sellega üle pingutama. Siis oli juhus, kus 2 meest üritasid soolaforelli varastada, peitsid seda endale jope alla, aga igal sammul, kui nad kõndisid, siis neid soolaforelle pudenes mööda müügisaali laiali ja lõppude lõpuks nad ei püsinud ka ise väga hästi püsti. Aga mida räägib üks inimene, kellel on mütsi alla peidetud kook? Varga peas põleb mütsi all kook. Jah, et mida ta turvatöötajale ütleb, et see juhuslikult sattus sinna või tal ongi kombeks kanda kooki mütsi all või mis see vabandus või õigustus sellisel puhul tuleb? No, ega seal mingit mõistlikku vastust ei ole, et need kipuvad tavaliselt ka ise olema natukene sellised lihtsameelsemad inimesed ja mõni on öelnud ka seda, et mõtlesin, et äkki nii saab, et tundus naljakas ja äge ja võib-olla ka töötab. Et on mingi selline naiivne vastus tavaliselt. Kinnipidamistest rääkides, ma saan aru, et selliste tüüpidega on pigem nagu lihtne, aga kui me räägime ikkagi nendest elupõlistest, kutselistest, kes seda tööna teevad, nimetame me neid siis profivarasteks täna, et nagu me oleme öelnud, neid vist väga ei heiduta see, et mismoodi need tegelased näiteks kinnipidamisel käituvad, on nad agressiivsed, näete te mingisugust sellist kuidagi kasvu oma turvatöötajate seas? No, sellised isikud on tegelikult läbi aegade olnud agressiivsed, proovinud kogu aeg põgeneda. Üks väga hea meie selline tööriist on nüüd õnneks ka kaasnud uue turvategevuse seadusega, ehk siis meil on turvatöötajatel õigus teha ka kas või vajadusel füüsilist kontrolli isikule kompida läbi selleks, et leida varastatud esemeid. Et varasemalt oli ka see hästi suur probleem ja ressursikulu, et pidime ootama alati politseid, ei tohtinud ise nii-öelda kätt külge panna, aga praegu antakse suuline nõue, hoiatatakse, kui isik seda ei täida, siis on õigus täiesti kompida läbi selleks, et varastatud asi kätte saada ja olukord ka meie vaates kiiresti lahendada. Aga selleks, et see varas võib jõuliselt vastu hakata, võib ka turvatöötajat vigastada, peab olema valmis igal juhul. Et nad on tavaliselt sellised, et seda vahistamist väga ei talu ja käituvad ettearvamatult sellistel puhkudel. Olemegi jah seda täheldanud, et kui minna juba müügisaalis teda märgatakse ja minna seal ütlema, siis on tõenäolisem, et ta paneb asjad tagasi. Kui ta on juba kassadest möödunud, välisukse juurde jõudnud, siis on väga tõenäoliselt hakkab vastu agressiivselt, üritab põgeneda ja turvatöötajal tõesti on õigus siis ka jõudu kasutada, paigaldada käerauad ja ründe korral kasutada ka näiteks pipragaasi või teleskoopnuia. Nüüd vaatega sügisesse, talvesse, mis meid ootab või mis täpsemalt siis turvatöötajaid ootab, mida me nägema hakkame, kas rohkem vargusi, rohkem mingisuguses kaubagrupis vargusi, rohkem agressiivseid vargaid, mida me nägema hakkame või siis jällegi turvatöötajad siis? Üldisem probleem sellega, kui ilmad lähevad jahedamaks, on ju see, et on ka paksemad riided. Ehk siis ka mütsid on peas, sallid on näos, üks võimalik nagu oma nägu varjata ja teine siis, kui on paks jope, suured taskud, siis siin on lihtsam ka midagi toppida. Ma arvan, et see oma tarbeks varastavate isikute arv või ütleme sellised trendid väga ei tõuse, need võiksid jääda nagu samale tasemele, küll aga võiks nagu karta seda sama ikkagi nende profivaraste varguste kasvu. Politsei küll taustal väga efektiivselt töötab sellega, et just neid ninamehi kinni panna. Olen ise saanud mitu kõnet, et kuule, sellist inimesed tahaks nagu kinni panna, andke oma materjalid ka kiiresti meile üle. Aga kogu nagu ma ütlesin, see talve saabumine, paksemad joped, näo varjamine edasi, see kindlasti annab profivarastele ka indu juurde. Juhan, lõpetuseks sa mainisid, et sa tundsid selle Tartu varga ära, kes seal jagas. Kui pikk su see nimekiri selline peas võiks umbes olla, et kui palju sa vargaid nägupidi umbes tunned?
minu laualt käib neid nagu vähem läbi, aga võib-olla selline turvatöötaja või videovalvekeskuse töötaja list on ikkagi 20-30 sellist püsivat nägu. Mina võib-olla tunneks mingisugune 10 üle Eesti sarivarast ära, aga meil on ka oma andmebaasid, oma ettevõtte siseselt infot liigutame üle Eesti, ehk siis selline nii-öelda kiire infovahetus ikkagi tagab ka seda, et kui ta ei jää Tallinnas vahele, siis võib-olla Tartus, võib-olla Pärnus peetakse ta kinni. Turvaettevõtte Viking Security valveteenuste valdkonna juht Juhan Aia, me täname, et leidsid taas kord aega tulla ka Krimiraadiosse rääkima. Meie läheme siit taas väikesele pausile, kui naaseme on stuudios juba uus külaline ja hoopis uus teema. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Nagu lubasime, vahetame nüüd aga teemat. Sügis on käes ja see tähendab paljudele noortele uut õppeaastat, niisamuti värsketele politseinikele. Eelmisel nädalal andsid 136 politseikadetti pidulikult Tallinna Vabaduse väljakul politsei ametivande ning kinnitasid sellega, et on ustavad Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale. Ja küllap on siis ka paslik Krimiraadios piiluda, et mis noori politseinikke sel teel ootamas täpselt on. Hea meel on Krimiraadio stuudios nüüd tervitada Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži direktorit Kristjan Jaanit. Tere tulemast Krimiraadiosse ja palju õnne uue õppeaasta puhul, Kristjan. Tervist ja suured tänud. Enne, kui me tänapäeva läheme, siis Kristjan, äkki sa meenutad enda ametivande andmist ja kus kohas sa selle andsid ja mida sa sellest mäletad? Siis tuleb minna ajas tagasi 30 aastat, aga jätkuvalt samasse kooli ehk siis Sisekaitseakadeemiasse, mida küll tol ajal nimetati Riigikaitseakadeemiaks ja aasta oli siis 1995 ja politseivanne seal esimese semestri ajal tõenäoliselt meil antud oli. Tunnistan ausalt, väga ei mäleta. Mäletan seda, et me andsime selle tolleaegses adminhoones meie Sisekaitseakadeemia siis nii-öelda kuju juures, keda me siis nimetame Siimuks. Ja ma küll mäletan, et rivis me olime ja vande andsime ja võib-olla see on see kõige suurem erisus tänasega, et kui me tollel ajal oma kaaskadettidega andsime vande sellises hämaras siseruumis paksude telliskivi müüride taga rektori ees ja tõenäoliselt ka kolledži direktori ees, siis täna juba mitmed aastad me ikkagi läheme Eesti rahva ette ja anname selle vande Eesti rahva ees. Oleme seda teinud Narvas, Tartus, Pärnus, nüüd olime Tallinnas, järgmine aasta kuskil järgmises Eestimaa nurgas. Nii et võib-olla see, isegi me tooks välja, on see kõige suurem erisus, kunagi anda seda siseruumides vaikselt oma ette või siis tulla välja, nii nagu me täna teeme Eesti rahva ette. Mida see vande andmine sisuliselt tähendab? Kas noored kadetid annavad endale aru, mis selle vande sisu on, mis selle mõte on? Ma väga loodan, et tulevased kolleegid, tänased politseikadetid, kes tegid selle otsuse tegelikult ju, et tulla Sisekaitseakadeemiasse, tulla politsei- ja piirivalvekolledžisse, siis väga paljud ütlevad, et ma tegin selle otsuse juba lapsepõlves, juba lasteaias, oli minu unistus, nüüd ma tulen. Nii et ma väga usun, et nad on ikkagi läbi mõelnud selle, miks ta tuleb politseisse, mis on selle politseiniku töö eesmärk, mida tema tahab anda Eesti rahvale turvatunde loomisel. Ja ma väga loodan, et nad on selle politseivande selles mõttes läbi töötanud ja saavad aru, et see on tõotus. Et see ei ole midagi sellist, mida ma täna annan ja homme unustan. Ja see ei ole ka midagi sellist, et näiteks lahkun politseiteenistusest. Vanne on antud. Minu jaoks vanne ei ole niivõrd nagu seotud selle politseiteenistuses olemaga, vaid natuke nagu laiemalt. Ja kui me paneme selle väärtusruumi sinna juurde, inimese enda väärtused, siis see kogumis ongi midagi sellist, mis kõikidele Eestimaa inimestele peaks sellise kindlustunde andma. Kui tihti tuleb politseiniku töös võib-olla ette, kus seda, ma ei tea, ametivannet on tulnud endale kuidagi meelde tuletada ja üle korrata, ma ei tea, mis olukorrad need sellised on, nagu arstidel ju ka aeg-ajalt ikkagi peavad korra ikkagi tagasi läbi mõtlema, et sellise Hippokratese vande ma andnud olen. Ühtepidi on see lihtne, teistpidi võib-olla keeruline, eks ole, vanne ju annab ka, et algab, et olla usta põhiseaduslikule korrale ja põhiseadus on ju midagi, mis ühtepidi annab väga palju vabadusi Eestimaa inimestele, ka kohustusi. Ja samas politseinikul on
päris palju võimalusi neid vabadusi teatud eriseaduste alusel piirata, vabaduse võtmine näiteks. Ja see on nagu tõesti selline asi, et meil on põhiseaduslikud õigused ja meil on politseinikule anda õigused teatud olukorras sekkuda. Aga võib-olla isegi rohkem ma tahaks öelda, et tänapäeval üks asi on see politseivanne ja ma enne puudutasin ka, et rohkem mille vastu peaks nagu põrgatama kogu aeg on väärtused ja politseiväärtused. Sest politseiväärtused on natukene võib-olla isegi sisulisemad ja nii-öelda väärtuste vastu põrgatada oma igapäeva tegevusi või kui sa oled hädas mõne otsuse vastuvõtmisega, siis tuleta meelde, mis on politseiväärtused. Vaata, milline on see käitumine, mida Eesti inimesed meilt ootavad, eks ole. Ehk siis need tuleb kokku panna. Kui sageli seda tuleb meelde tuletada, noortele kolleegidele, kes võib-olla moel või teisel kipuvad unustama äkki, et nad kannavad vormi ja neid nähakse selles vormis hoopis teisiti kui mingit suvalist, tavalist kodanikku. Ma loodan, et seda meelde tuletamist teevad ennekõike kooli vaates kaaskadetid täna juba. Ehk siis ka meie vaates selline sotsiaalne kontroll on väga oluline. Ja loomulikult õpingute algusperioodil me väga palju pöörame ka sellele tähelepanu. Meie esimesed moodulid ja ained teemad on väga palju seotud just sellega, et millised on politseiväärtused, millised on ühiskonna ootused, kuidas selles käituda, kuidas üleüldse siseturvalisus on juhitud ja jälle, kuidas on see kõik seotud. Jätame selle seaduse hetkel kõrval, mis on väga oluline, aga väärtusruumiga just nimelt ja see väärtusruumi kokkupanek ka sellega, mis on nii-öelda ootused politseinikule. Mina ei ole pidanud väga palju seda meelde tuletama, küll aga erinevate tasandite, politseijuhina töötades ja tihtipeale võib-olla ka mingisuguseid kaasuseid hinnates, andes arvamusi mingisuguste politseiametnike rikkumiste kohta, siis mind on alati aidanud see, et ma põrgatan nii-öelda enda otsuseid vastu mingisugust väärtusruumi ja see aitab alati kaasa. Seekordsete vandeandjate seas oli ka ühe endise kõrge politseijuhi poeg, ehk siis tegelikult selline sümboolne märk, et politseitöö kutse liigub kuidagi niimoodi põlvest põlve. Ma ei tea, kas te sellist järjepidevust näete tihti? Iga aasta ja päris palju, nii et seda järjepidevust tõesti on. Nii palju, kui mina suudan oma mälus eelnevate lendudega tagasi minna, siis ma leian igast lennust teise või vaata, et juba 3. põlvkonna politseinikku. Nii et seda on väga palju ja see on väga kihvt. Ja mis on võib-olla huvitav selle asja juures tihtipeale, siis kui küsida nende esivanemate käest või isade käest või emade käest, et kas te teadsite või tuli see üllatusena, siis päris tihti on ka seda, et ma kuulsin seda siis, kui ta avalduse esitas. No see sama jutt kehtib ju, eks ole, näitlejate ja ka arstide puhul sageli, kus on ka tihtipeale moodustunud dünastiad, et need esivanemad vähe sellest, et ei tea, nad sageli üritavad kõigiti hoiatada järeltulevat põlvkonda, et ärge te jumala eest seda ametit valige, see on väga raske, see on väga keeruline, ma olen seda näinud ja ei soovita. Ja ometigi lapsed, ju siis ikkagi kasvanud selles olukorras saavad väga hästi aru, et see on ka nende kutsumus. Täpselt. No ametivanne antakse enne esimest õppepraktikat, ma saan aru, kool on 6 aega juba umbes käinud. Mis teadmised need noored mehed ja naised enne seda vannet saanud on ja milline praktika sellele nüüd järgneb? No meie õppetöö algab augusti lõpus, 28. august, kõik meie kadetid õppima hakkasid ja meie õppekava on üles ehitatud sellisel kujul, et ta hakkab meil selliste üldainete mooduliga. Ja see üldainete moodul on Sisekaitseakadeemia kõikidele kolledžitele täpselt ühesugune. Seal räägitakse psühholoogiast, sotsioloogiast, kriminoloogiast, ehk siis kõik selline alus, vundament, teadmine, kõrgkooli vaates selline teaduslik lähenemine, sealhulgas kriisitemaatikat, olukord maailmas, kõik selline teema, mis nagu loob seda üleüldisemalt nagu vundamenti. Ja edasi politseinikud lähevad juba siis politsei põhiõppega, mis on siis esimesel kursusel see õpe, mis on oluline absoluutselt kõikidele politseiametnikele, olenemata sellist, millist politseitööd ta tulevikus päriselt tegema hakkab, sest politseitöid on ju sadu erinevaid. Aga see on see põhiõpe, mis on oluline kõikidele politseiametnikele. Ja teisest õppeaastast meil hakkab siis spetsialiseerumine ja meie uues õppekavas on siis 3 spetsiaalset suunda, patrullpolitseinik, piirivalvur ja uurija. Eelmisel aastal oli juttu probleemist, et Sisekaitseakadeemia ei tootnud, kui nii võib öelda, piisavas mahus politseiametnike peale ja lahkus rohkem, kui neid tuli. Mis seis tänaseks on? Kuidas meil kaadriga on, noore kaadriga? Kuivõrd tullakse politseinikuks õppima ja kuivõrd me suudame siis seda riiklikku tellimust täita või teie siis koolina?
jällegi, mul on väga hea meel, selles mõttes, et trend on meil positiivne, et see, mis on täna koolitustellimus Sisekaitseakadeemiale ette näinud, et me pidime õppemahtusid tõstma, me saime ka eelarvelised vahendid, mis on äärmiselt oluline selle juures, et ei olnud see, et on vaja rohkem, vaadake ise, kuidas hakkama saate, et seda õnneks ei olnud. Et tõepoolest finantsvahendid ka juures ja me alustasime nii-öelda suurendatud õpperühmadega juba siis eelmisel õppeaastal, kui me võtsime siis õppima 5 õpperühma, see tähendab niisugune 125-130 uut kadetti, varasemalt me võtsime 75 ja enne seda veel 50. Ja nüüd see jätkub meil tegelikult kuni siin 28-29 õppeaastane, kus me iga aasta võtame pea 2 korda rohkem kõrghariduse õppesse tulevasi politseiametnikke. Järjekord on ukse taga, inimesed tulevad, me oleme suutnud täna vähemalt 2 õppeaasta vaates seda ootust täita, et tõepoolest värvata. Kui nüüd vaadata PPA-d ja voolavust, siis teistpidi jällegi on hea meel, et tegelikult see esialgne pensioniseerumise hulk ei ole päris see olnud, mida algselt ette nähti. Nii et selles mõttes on isegi võib-olla positiivne, et see äraminemine ei ole vähemalt pensioniseerimise vaates nii suur olnud. Kas see kaader, see seltskond, kes tuleb, on teie silmis piisavalt, motiveeritud, heal tasemel ka nii-öelda intellektuaalses mõttes? On nad need, keda te ootate? No eks politseikadetid, kui nad kandideerivad, käivad ikkagi läbi ju teatud kadalipu. Ja selle kadalipu sees, ja ma pean seda silmas sellises positiivses võtmes, on ju ka kutsesobivuse intervjuu. Komisjoni ees, seal komisjonis on politseiametnikud, seal on Sisekaitseakadeemia esindaja, Sisekaitseakadeemia esindaja on ka komisjoni esimees, 4 inimest. Ja vot sealt peabki tulema välja see pooletunnine intervjuu, mis on siis see maksimaalne aeg igale kandidaadile, ja meil oli neid sellel aastal 456, siis sealt peabki tulema välja see kindlus. Loomulikult alati mingisugune risk jääb, aga nendel inimestele, kes kandideerivad, on tehtud taustakontroll, nad on teinud läbi kehalised katsed ja see viimane on siis see kutsesobivus vestlus. Pool tundi teatud kriteeriumite alusel me küsime küsimusi, kus saada siis see veendumus. Ja seal on võimalik saada väga kõrged punktid ja saada väga madalad punktid. Ja kui sa vestluses saad madalad punktid, siis sa kooli ei saa. Aga teeme siin ühe väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning saate teises osas oleme rääkinud politseiõppest ja seda peaasjalikult seetõttu, et just eelmisel nädalal andis 136 kadetti siseministrile oma politseiniku ametivande. Ja külas on meil sellepärast täna Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kristjan Jaani. Kristjan Jaani, kas te panite tänases Päevalehes tähele intervjuud, kus pikaaegne Politsei- ja Piirivalveameti seksuaalkuritegude ja lastekaitsegrupi juht Reimo Raivet andis intervjuu, väga põhjaliku, väga pika intervjuu, mis paraku lõppes tõdemusega, et päris elu on tunduvalt rõvedam ja vastikum, kui ükski kirjandusteos on suutnud välja mõelda. Kas te seda ka oma kadettidele ütlete, kui nad tulevad? Sest oleme ausad, selles politseitöös sageli nähakse mingisugust sellist, isegi võiks öelda romantikat ja harva osatakse ette kujutada, kui õudsete asjadega tuleb ka kokku puutuda. Kõigepealt toon välja ühe fun facti seoses hea kolleeg Reimo Raivetiga, kellega mina olen külje kõrval päris mitmeid aastaid töötanud, aga päris algusaastatel, kui mina õppisin Sisekaitseakadeemias, siis Reimo Raivet oli minu esimene praktikajuhendaja. Vot, aga... Et siis ta viis, ma kujutan ette, juba oskas teid kurssi viia, mis päriselus juhtuma hakkab, aga ja nüüd küsimus ikkagi, kas ka tänased noored saavad teada? Saavad muidugi ja nad saavad seda teada läbi selle, et 2 aspekti, et kõigepealt meie õppe Sisekaitseakadeemias on ju selline, et on teooria, on praktikum, on praktika. Ehk siis see, mida sa teoorias õpid, siis sellele jätkub meil väga kiiresti ka praktika politseiasutus. Tänases õppekavas esimene pikk praktika, just nimelt selline välitöö praktika, kus sa tänaval puutud kokku selle põhilise politseitöö olemusega, siis see juba on kevadel. Nad augustis alustasid ja kevadel lähevad juba praktikale. Ja see on päris suur muutus meie eelmise õppekavaga, kus esimene praktika oli 2. õppeaasta alguses. Nüüd me oleme toonud selle esimesse õppeaastasse, et veelgi kiiremini see sisuline politseitöö ette nendele näidata ja teine asi, mis seda sisulist politseitööd loomulikult näitab, on see, et meil on ka väga palju külalisõppejõudu igapäevaselt ja külalisõppejõud on see praktik, kes eile õhtul öösel võib-olla oli kuskil sündmuskohal, kuskil tööl ja ta järgmisel hommikul tuleb auditooriumi ette ja hakkab tudengitele rääkima seda
sama asja, kus tema on ekspert ja saab juba ka tuua väga konkreetseid näiteid minu pärast sellest eelmisest ööst, mis oli tal võib-olla magamata ja kus ta oli mõnel päris raskel sündmuskohal. Kristjan, tegelikult esimene praktika tänaval nii-öelda selles muutunud maailmas kadettidel algas juba Vabaduse väljakul, kus üks putinistist provokaator siis ametivande tseremoonia ajal Venemaad toetavaid roppuseid röökis ja seal sõrmedega oma Z-märke näitas. Kui palju politseiõppes näiteks, ma ei tea, selliste võimalike provokaatoritega tegelemisest räägitakse või võetakse see olukord võib-olla ka kuskil koolis nüüd läbi? Ta on seotud meie vaates ikkagi hästi konkreetselt sellise korrakaitseõiguse ja sekkumisõigusega. Midagi juhtub, keegi midagi teeb, hinda, kas sa sekkud sinna mingisuguste korrakaitseliste meetmetega, politsei järelevalve vaates või on tegemist süütegu, tunne see ära ja sa saad juba nii-öelda süüteole sekkuda ja politseilised tegevused läbi viia. Nii et selles mõttes kindlasti hea näide ja kui kadetid seda võib-olla ka kõrvalt nägid, siis nad tõenäoliselt nägid politsei sekkumist, verbaalset suhtlemist, seejärel juba sellise rangema sunni kasutamise mingisuguse meetodi kasutuse juurde. Nii et enne kõike on ootus see, et politseinik vaatab läbi sellise õiguskorra ja ka ühiskonna ootused, mida ühiskond nagu ootab nagu politsei kiire sekkumise vaates. Aga jällegi, et kui nagu laiemalt vaadata, et see politsei vande andmine ja mitte ainult vanne, vaid me tegelikult ju tulime politseinike päris pika jalutuskäigu läbi vanalinna. Eks ta on teistpidi ka selline asi, et julgus vormiga Eesti rahva ees ja ka suhelda. See jalutus käib läbi vanalinna on negatiivne sel juhul, kui ta on siuke vaikne ja morn ja ei suhtle. Minu ootus oli, et kui me koos tuleme, suhtleme turistidega, räägime, miks me siin oleme, miks me jalutame, naeratame, laseme pilti teha, et see on see teistmoodi juba näidata, et ega politseinik on midagi, mis on ikkagi ju näoga alati rahva poole. Sa mainisid uut õppekava ja tõesti sel aastal uue õppekava järgi politseinikud õpivad. Mis siis uut võrreldes varasemaga on? Sa seda praktikat juba mainisid, et praktika on teisel ajal. Praktikate pool ehk siis praktikate maht kordades suurem ja varasemas staadiumis ehk siis aina kiiremini nii-öelda see teooria ja praktika omavahel lõimuvad. Aga kõige suurem muutus tõenäoliselt ikkagi see, et esimene õppeaasta üldained ja põhiõppe, kus saadakse kõik vajalikud oskused, mis on vajalik kõikidele politseiametnikule, politsei sekkumised, erinevad korrakaitse õigusaspektid, karistusõigus, aga teisest õppeaastast hakkas spetsialiseerumine. Ehk siis teisest õppeaastast kuni 3. õppeaasta ehk siis õpingute lõpuni sa spetsialiseerud 3 politsei põhitööle, mida siis politsei kõige rohkem vaja täna on. Need on piirivalvur, patrull, politseinik ja uurija. Ehk siis see on see kõige suurem muutus. Kui ennem oli kõikidele politseikadettidele õppe ühesugune algusest lõpuni, siis täna on see ühesugune ainult esimesel õppeaastal põhiõppes ja pärast me spetsialiseerume ja sellepärast, et see politseiametnik, kes lõpetab, oleks võimalikult pädev juba esimesele päeval väga konkreetses tööliinis. Ta ei ole muidugi 100% valmis, ei, see õppimine töökohal läheb edasi, aga ta on spetsialiseerumist rohkem kui seni. Ma ühe täpsustusega küsiksin veel, et kas see tendents, et politseiks tuleb õppima aina rohkem ülimotiveeritud selge sihiga noori daame, on jätkuv? Kui ma vaatan kandidaatide profiili ja see on olnud trendina viimased aastad, siis meesterahvaid 52%, naisterahvaid 48%, keskmine vanus 22. Nii et selles mõttes väga võrdse kaaluga nii meesterahvad kui naisterahvad meile tööle tulevad. Nõuded on samad, katsed on samad, ühiskonna ootused on täpselt samad. Nii et ja see on igati positiivne minu arust, et see osakaal meil selline on. Toon lihtsalt näitena kõrvale, eelmine nädal pikalt saisin suhelda Soome kolleegidega Soome piirivalvest. Meil on üks asutus, nendel küll jätkuvalt eraldi, aga nemad on seadnud eesmärgi, et saaks Soome piirivalvesse 10% naisterahvaid, eks ole. Ja see on selline suur eesmärk, mille poole nad püüdlevad. No räägime rahast ka. Valitsus on lubanud järgmisel aastal politseinikele 10% palka juurde panna. Öelge ausalt, kas see palgatõus tegelikult ka üht sellist noort politseinikku motiveerib või mis üldse motiveerib tänast noort tulema politseinikuks? On see raha? Ei ole. Noort ei ole. Noor, kes tuleb meie juurde õppima, ei mõtle palga peale, vaid mõtleb, et see on äge töö. Ta mõtleb, et see õpikeskkond on kihvt ja ta mõtleb selle peale, kui kihvt saab tulevikus see politsei töö olema. Iga aasta küsime, suhtleme sellel teemal meie kandidaatidega. Mitte keegi ei ütle, et ta mõtles, palju see palk on. Ja kui nad kuulevad, mis on see esimene palk, siis nad ütlevad, ma mõtlesin, et kordades hullem on. Aga ma rõhutan, see on esimene palk esimesel päeval peale kooli lõpetamist.
et ja see on selline esmareageerija palk, mis on meil ka regiooniti natuke erinev on. See on kui palju, et oleks täna, enne seda, kui nüüd palk ju kindlasti meil kõigil tõusma hakkab siin politseiametnikel, siis täna on nii, et see esimene palk, kui sa lähed tööle, on siis kahes regioonis 1850, see on siis lääneregioon ja lõunaregioon ja idaregioonis ja põhjaregioonis on ta siis 2050. Ja sinna lisanduvad võib-olla siis pühade tunnid, öötunnid, kui sa graafikuga töötad. Nii et selline on see palk täna ja veel kord, noor ei mõtle väga palju selle peale. Miks ta ei mõtle? Selge. Vanematega koos, ega väga palju kulusid veel ei ole ka, eks see reaalsus tuleb siis, kui minnakse tööle. Ja loomulikult see palk peab olema suurem, aga noor, see ei ole argument täna temale, kas ta tuleb kooli, mitte ei, seal hoopis teistsugused motivaatorid töötavad. See, milline see kool on, õpikeskkond on, millise hariduse ta saab, kõrghariduse ja see kuvand, mis on politseil loodud. Aga loomulikult ei tohi tekkida seda, et lõpetab kooli ära, natuke töötab ja siis vaatab kurja. Palka ei makstagi. Seda ei tohi tekkida. Ja seda ei tohi tekkida, et elu on kallim kui palk, eks. Et tal ikkagi peab olema ikkagi samas rütmis ja sama, mis see keskmine on meil Eestis, vähemalt. Just. Muide, milliseid suuri väljakutseid te hetkel enda eest rektorina näete? Eks iga õppeaasta alguses, kui meil hakkab vastuvõtuprotsess pihta, siis ikka mõtled selle peale, et ja ma olen väga hästi kursus, milline on demograafiline olukord Eestis, et ühiskond vananeb ja noori aina vähem ja selle noore peale konkureerivad kõik erinevad kõrgkoolid Eestis. Aga veel kord, me ei sihista ainult neid ju noori inimesi, kes on tulnud või tahavad tulla otse gümnaasiumist. Me täna räägime ju ka karjääripöörajatest, kes on juba võib-olla mingi muu hariduse kätte saanud ja tahavad oma karjääri muuta, tulevad siis meie juurde. Aga ikkagi see kõige suurem mõte on see, et kuidas saada see sihtgrupp ikkagi enda juurde, kuidas olla piisavalt atraktiivne koolina. Ja samas jällegi me täna oleme seda, sest vastuvõtt on seda näidanud ja politsei kuvand, politsei usaldus on väga kõrge, väga positiivne, et see mängib ju kõik kaasa, ega kadett ikkagi ennekõike tuleb meie juurde sellepärast, et saadab politseinikuks saada, ta vaatab politseiorganisatsiooni, aga sellega peab kaasas käima ka Sisekaitseakadeemia kui väga äge nagu õpikeskkond. Nii et, aga veel kord, direktorina ennekõike mõtled seda, et saaks võimalikult pika järjekorra ukse taha ja et see konkurents ühele õppekohale oleks hästi kõrge, sest siis on ta ka kvaliteet. Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kristjan Jaani, me täname sind saatesse tulemast, sellega on Krimi raadio tänaseks lõppenud. Saadet juhtisid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, täname kõiki saatekülalisi ning loomulikult kõiki Krimi raadio kuulajaid. Järgmine Krimi raadio on eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni! Krimi raadio. Krimi raadio.